seitsme tokiga, kinni seitsme tokiga, kinni seitsme sira sinna tokiga, kinni seitsme sira sinna tokiga. Jalmar Vabarna on selle kandi poiss. Tema tegemised ja laulud on kõigile teada. Kuid mis on ikkagi see, mis tõmbab sünnipaika tagasi? Jalmar, ma tean, et setod on kõvad ärimehed. Aga minu arust sina oled nagu esmaklassiline ull, kes siia padrikute vahele põldude keskel on sellise ettevõtte püsti pannud. Miks sa teed seda? Jah, ma olen hull. Ma tunnistan vist esimest korda siin niimoodi intervjuus seda, et tõesti vanakooli potiseto moodi mina hobusega ringi ei käi, aga kui Treski Küün sündis, aasta siis oli 2014-15, kui me tegime esimesed kontsertkatsetused, siis ma sain aru, et selles kohas on midagi toredat ja kuna siin oli üks vana maja ja ma mõtlesin, et ega ma siia niipea ei koli, siis ma mõtlesin, et astuks ühe sammu sinna hulluse poole veel ja ehitaks päris oma lava. Kas on võimalik tuua üle Eesti mingisugune 1500 inimest siia, ikkagi Eesti täiesti piiri äärde? Absoluutselt. No meil on ju teisi sündmusi ka. Seto kuningriigi päevad, 4-5 000 inimest käib absoluutselt. Kuule, surno ja pühadel käiakse siin juba. Absoluutselt. Päätnitsal saatses käib ainuüksi mitu tuhat inimest, veel ei tea, kus see asub, eks ole. Et see ei ole kindlasti nagu küsimus omaette. Et kui on õige koht, õiged inimesed, kes seda hingega teevad ja õige artist, siis on kõik võimalik. Et meil on mitu festivali ka ju, Ostrova festival, Seto folk, leelopäevad, kõik need asjad kokku minu arust. Siin elu on äge, aga ma mõtlesin, et see saab veel ägedam olla. Aga ütle, kui tähtis sulle on see, et sa teed seda sisuliselt oma kodupaigas? Ma arvan, et sa oled sündinud siit umbes mingi 5-6 kilomeetri kaugusel, eks ju? Kui ma käisin ülikoolis ja täpselt see hetk, kui ma selle Silla talu ostsin, siis see oli see aeg, kus kõigil oli mingi talu ostmise huvi ja mul ka ja ma mõtlesin, et mul on mingit projekti vaja ja kuidagi nagu tundus, et kuna meie vanemate maja on siuke nõukaajal ehitatud, siis ma mõtlesin, et see ei ole nagu päris talu ja siis ma mõtlesin, et tahaks ikka siuke hingeprojekti ja siis saigi otsitud, leitud see talukoht, siin sai hakata talguid pidama ja kuidagi nagu ennast välja elama. Iga kord, kui siia tuled, mul on alati seda öelnud, paned jala maha ja saad aru, et mingi tõmme on, et see on päris sinu maa, et see ei ole su vanemate maa, see ei ole kuidagi päritud, see on lihtsalt, kuna see seisis tühjana, siis puhkusin sellele elu sisse ja kuidagi see tunne on siiamaani jätkuvalt alles, veel tugevam kui varem.